Tere! Ja nüüd on mul hea meel tervitada Eesti Panga presidenti Siim Kallast aastast 1991 ja rahareformi läbiviijat aastast 1992. Siim, aga alustamegi palun sellest, et kui teie Eesti Panka jõudsite, siis oli sügis 1991. Teie kolleeg ja teie eelkäija Rein Otsasson oli ametist lahti saanud niimoodi, et ta oli vastuolus valitsusega, teda ei usaldanud Eesti Panga nõukogu, teda ei usaldanud enamus ülemnõukogust. Millisest seisukorrast Eesti Panga kui organisatsiooni pidite üle võtma? No, võiks öelda, et suurepärasest, sellepärast, et meil oli mingi 11 inimest oli tööl. Kõike sai alustada nullist, mis on üks tohutu võimalus. Aga muidugi oli see nii-öelda töine võimalus. Ja siis kui ma tulin, siis kui ma läksin, oli mingi 300 inimest. Nii et oli kvantitatiivne, aga kas see kvalitatiivne kasv ka oli kindlasti. Ja siis tegelikult see eesmärk oligi ju teha siis Eesti raha lasta käiku. See oli siis see peaeesmärk ja nii palju ma võin öelda, et seda on ka palju küsitud, et kes siis ja mis rolli mängis. Tähendab, meid oli tegelikult ütleme nii, oli see täitev aparaat. Aparaat on paha öelda, aga see täitev meeskond, see on siis tegelikult võiks sinna lugeda ka kõik see 20 000 inimest, kes raha vahetasid ja nii edasi ja turvateenistused ja kõik. Aga siis Eesti Pank, see oli siis Eesti Pank ja tegelikult ütleme see juhtgrupp, kes oli siis, eks ole, oli minu parem käsi oli Urmas Kaju, siis oli Enn Teimann, kes juhtis kogu seda korralduslikku staapi ja Vahur Kraft, kes juhtis seda nii-öelda panganduse poolset neid ümberkorraldusi ja igasuguseid pangatehnoloogilisi töid. Ja siis oli meil Ardo Hansson, kes ilmus kuskilt aprillist meil ja siis selle loo, see on eraldi lugu, oli nagu üks tegija selle mudeli väljatöötamisel. Ja siis ta hakkas nagu olemagi meil siin niimoodi tihedalt ka nõu andmas ja siis ta oli 11. juunist sai temast siis ka selle rahareformi komitee ajutine liige. Ja siis üle meie oli nõukogu ja kui vaadata on üks kronoloogia, ma arvan, et Eesti Pank on selle teinud, niisugune paks kronoloogia, mis siis kõik otsustati ja seal on nagu ridamisi nõukogu otsused. Nõukogu oli väga aktiivselt töös. Nõukogud juhtis Uno Mereste ja seal oli ka Raimond Agelberg, kes pärast tuligi päris panka tööle ja kellest oli väga palju abi. Ja üldse nõukoguga meil oli väga hea läbisaamine ja see koostöö oli väga hea. Ja kõige peal oli siis nagu valitsus. Ja oli Tiit Vähi, peaminister, enne oli Savisaar. Savisaarega tegelikult me tegime selle otsuse, et rahareform teeme ühe päevaga. Siis oli niisugune idee. Savisaarel see õudselt hakkas meeldima, et kujutas ette, missugused kõiksugused tuled saab põlema panna ja nii edasi, aga pärast kujunes selleks 3 päeva, sest ühe päevaga ikka ei oleks kuidagi hakkama saanud. Aga siis tuli Vähi ja Vähi roll oli ikka selles asjas väga oluline, sest ta langetas mitu väga strateegilist otsust. Ta kõigepealt viidi lõpule väga olulised majanduslikud ümberkorraldused, milles põhiline oli see, et valuutakurss läks vabaks. See tähendab, et tekkis normaalne valuutaturg, ilma milleta me ei oleks seda õiget kurssi leidnud siis, kui vaja oli. Ja Vähi oli nagu selles mõttes usaldas mind ja usaldas Eesti Panka ja oli rahareformi komitee esimees ja jälle kõik see asi nagu toimis. Nii et selline oli see võiks öelda see terviklik, see pilt sellest meeskonnast, kes siis selle rahareformi, nagu öeldakse, kujundas, kavandas ja lõpuks ka ellu viis. Et nii ta oligi ja siis see osa sellest meeskonnast tekkis ütleme hiljem või Enn Teimann ja Vahur Kraft tulid, siis ma värbasin nad tööle. Ma võin rääkida ühe kurioosse loo sellest veel, et meil oli nii vähe inimesi ja minu pilk vaatasin, et on olemas Teaduste Akadeemia Majandusinstituut. Ja et targad inimesed, paljusid ma tundsin, et tulge üle. Direktor oli Olev Lugus, ütlesin, et tulge üle, tulge kõige täiega Eesti Panka üle. Me maksame teile palgad ja teete kõik seda, mis vaja on teha. Ja siis direktor ütles, et me tuleme hea meelega, aga et me tahaks ikka jätkata neid oma teemasid. Ma ütlesin, selge, juttu vähem lõppenud.
ja siis nad ei tulnud kuskile. Ja siis me hakkasime tasapisi inimesi koguma ja siis olid, ütleme, osa tuli veel pärast rahareformi, osa jõudis enne, aga siis tulid niisugused inimesed vanuses 20 pluss. See oli nagu Andres Sutt, eks ole, praegu, Märten Ross ja need olid kõik siis, ja kuidagi oli selles mõttes nagu lihtsam, et need ka olid nagu lähtusid nullist. Nagu ma mõnes mõttes isegi, eks ole, et ja siis oli nullist on mõnes mõttes lihtsam alustada, kui sul on mingid dogmad peas, siis sa otsid kogu aeg, et kõik peab kuidagi nende dogmadega sobima, aga tegelikult vaja on olla väga loominguline ja ütleme, sellest meeskonnast ikkagi, see oli ikka väga hea meeskond. Urmas Kaju oli kahtlemata ülimalt loominguline inimene ja tema oli väga võtmetegija ja selles asjas ja Enn Teimann ka, kes tegelikult tegi kogu see tohutu korralduslik töö, tema all oli kõik see turvateenistused ja muidugi see kogu see üle-eestiline selle võrgu loomine, esiteks inimeste registreerimine, nii et tema poolt esialgu kokku pandud inimeste register sai elanike registri aluseks pärast. Siis, kui oli vaja teha põhiseadust, siis võeti aluseks seesama register. Nii et korralduslikult ja Vahur Kraft ja siis Andres Penjem oli ka, kes oli siis pearaamatupidaja, nemad siis tegelesid selle panganduse värgiga. Nii et niisugune see pilt oli ja siis oli nagu, võib öelda, et siis töö käis 25 tundi päevas ja kui vaadata seda kronoloogiat just, siis mõtled, mida pagan me siis ikkagi tegime, aga siis kui vaadata seda kronoloogiat, et ma mõtlesin, ma võtan selle kaasa, aga ma arvan, et see on Eesti Pangal kõik, see ongi Eesti Pangas tehtud. Ja kui vaatad neid nõukogu otsuseid ja valitsuse otsuseid ja kõike, see ridamisi tuleb, et seda kõike tuli ju teha ja väga kiire oli. Ja peaidee, miks oli, et ma tagantjärele olen ikka mõelnud, et see rahareformi ülesande püstitus oli, ütleme, puhtalt poliitiline. Et see ei olnud rahandustehnoloogiline ja kogu see reform ei olnud rahandustehnoloogiline. Ja siis see oligi nii, et Eesti rahvas tahtis saada oma raha, see raha pidi olema kõva raha ja Eesti rahvas pidi selle kõva raha saama. Ja see oligi, sellele allutati kõik muu. Nii et selles mõttes oli see mõnes mõttes nagu rohkem poliitiline projekt, millele see tehnoloogia pool oli nagu allutatud, et selles mõttes oli neid vaidlusi just ja ka IMF-iga, kus need tehnoloogia pooled on, ühesõnaga, küsimusi ei ole paljudele tehnoloogilistele küsimustele, vastused ei ole, teha tuleb. Siis ei tehtud. Küsin ka seda, et kuidas te tänapäeval on tavaks, et kusagil riigis midagi olulist tehakse ja vaadatakse, kuidas mujal on tehtud, õpitakse nendest plussidest ja miinustest. Kas teil oli üldse kusagilt midagi õppida? Teoreetiliselt oli üks raamat Currency Board. Steve Hanke oli seal ja vist Andres Oslund, üks kolmas autor veel, kes rääkisid valuutakomiteest ja siis, aga see polnud see, tähendab tegelikult ikkagi kui nii võtta, siis see idee naljakas öelda, aga tegelikult me vaatasime, või õigemini mina vaatasin sellesse aega, kui raha oli kullaga tagatud. Ja selle koha peal on see väga oluline lõik kogu selles protsessis oli see kulla tagasi saamine. Ja see muidugi kuld 11,3 tonni, mis see, ma ei tea, ei mäletana, mis see rahanumbrites tegi, aga see 11,3 tonni oli muidugi see andis meile võimaluse sõltumatult tegutseda. Ja me ei pidanud tegelikult kellestki midagi hoolima, võisime teha nii, nagu me õigeks pidasime. Ja siis see kulla tagasi saamine oli, sest võime eraldi rääkida, see oli ikka väga dramaatiline see protsess, et alguses me läksime Rootsi valitsuse juurde, siis oli Carl Bildt oli peaminister ja siis Carl Bildt ütles, et minge Moskvasse, küsige see kuld tagasi, et me andsime Moskvasse kulla ja küsige sealt tagasi. Niimoodi väga lootustandev ei olnud. Ja siis oli muidugi ikka väga, oli niiviisi, et rootslased andsid ära, siis inglased andsid 69 aastal kulla ära.
Nõukogude Liidule ja see oli Harold Wilsoni tööerakondlik valitsus ja siis me hakkasime nagu läbirääkimistele, läksime, siis oli ajutine asjur, Suurbritannias oli Erik Niiles Kross, siis oli nõunik vist seal saatkonnas oli Jüri Luik, see oli mina ja siis, kellel oli see mandaat ja siis oli üks Inglise advokaat, kes oli meid nõus aitama ilma igasuguse tasuta. Ja siis meie vastas istus 9 ametnikku, ma nimetan, kõik mehed, kelle ees olid niisugused kaustad ja nende pilgud olid nii kurvad, nad vaatasid meid nii kurbade nägudega, et mida te siia tulite, et mingit šanssi ei ole, eks ole. Ja siis me olime ka väga kurvad, peab ütlema, kui me selle esimese jutuajamise maha pidasime. Aga siis oli nii, et tulid erakorralised valimised või oli korralised, vist ikka erakorralised, peaminister oli John Major ja John Major avastas äkki, et see kuld andis tagasi tööerakondlik valitsus ja kusjuures Harold Wilson parlamendis ütles, et kui need riigid saavad iseseisvaks, me anname neile selle kulla tagasi. Ja siis oli kohtumine sama seltskonnaga oli, nagu välkepauk oli, kõik asjad olid ära tehtud ja alla kirjutatud ja kokku lepitud. Muide, seal oli see nüanss ka, et britid ütlesid, et teeme nii, et vastastikuseid nõudeid me ei esita sellega seoses. Te saate oma kulla, aga ärge küsige meilt laevu tagasi, me ei küsi teilt kivi ja aktsiad tagasi ja muud sellist värki, omandit siin, mis Eestis oli. Sai siis tehtud ja siis oli kolmas oli Šveits, Bank for International Settlements. Eesti oli selle liige 13 aastast. Ja meie liikmelisus seal taastati ja siis nemad siis olid need, kes ei andnud kulda ära Nõukogude Liidule. Nad ise rääkisid, missugune pressing oli selle, et kuidas käidi neile peale ja nemad ütlesid, ei ole, et nemad on selle kulla võtnud Eesti valitsuselt, nemad ei ole seda annekteerimist tunnistanud ja kogu lugu. Ja siis nad küsisid, siis ma mäletan, selle peajurist oli seal, kes neid asju vormistas, siis oli üks itaallane Giovagnoli. Ja siis Giovagnoli oli väga tark mees ja siis ta ütles, et kõige tõsisem probleem on see, et kes te olete. Mul oli Eesti ülemnõukogu, ta oli lihtsalt ülemnõukogu esimees Arnold Rüütli allkirjaga suur mandaat, eks ole, et ma olen volitatud sellega tegelema, ta ütles, et kuulge, aga kulla pani sinna valitsus. Et kas teie olete siis nagu õigusjärglane ja võite selle kulla välja nõuda. Ja siis ühesõnaga, aga kõik lahendati ja siis see taastati, ühesõnaga siis see oli 15. juunil, kui see taastati, aga see oli selge, et Šveitsiga saab korda. Ja see oli niivõrd kõva baas. Ja siis ühesõnaga käisid need ettevalmistused, siis murdepunkt on üks päevade jada vist aprillis või isegi märtsis oli siis, tegelikult meil ideed ei olnud. Me ei teadnud, me vaatasime nukralt üksteisele otsa ja mõtlesime, et mismoodi me siis nüüd ikkagi seda teeme kõike ja mingit kogemust nagu polnud siis ja siis IMF-i seisukoht oli, et ärge tehke. Üks mees nimega, ma ei tea, ta eesnimi, mäletan, Miguel vist oli eesnimi, Hernandez Cata oli ta perekonnanimi, tema oli kirjutanud suure niisuguse memo siis IMF-i jaoks, et tuleks rubla käibel säilitada, kuni siis kõik eeldused on loodud, et minna üle oma rahale. See suurt entusiasmi, ütleme ausalt, ei tekitanud. Nagu ma ütlesin, tegelikult mina olin ju ikkagi rohkem poliitik kui rahandustehnoloog, eks ole. Et minu jaoks oli see asi, et rahvas tahab kõva kindlat raha ja rahvas peab selle raha saama ja nii kiiresti kui võimalik. Mis tähendas seda, et vaja oli ülimalt lihtsat varianti. Ülimalt lihtsat. Sest mingit keerulist, et kui te nüüd vaatate, võtate kas või Euroopa Keskpanga kodulehe lahti ja vaatate, kuidas on euro, kuidas see kõik see tehnoloogia, see on nii keeruline, niisugune kõrgtehnoloogiline värk, et meil ei olnud selleks nagu mingit aega, võimalusi, ressursse, mitte midagi. Pidime tegema lihtsa ja usaldusväärse variandi. Ja siis oli üks kohtumine restoranis Submonte.
kus siis tuli Eestisse niisugune tol ajal skandaalse kuulsusega majandusteadlane Jeffrey Sachs, kes käis nüüd alles hiljaaegu siin Eesti Pangas veel, kui oli Ardo Hansson veel oli president. Ja oli see teine käik Eestisse ja siis Jeffrey Sachs ja siis oli Ardo Hansson, kes tõi selle Jeffrey Sachsi ja oli veel üks mees, kelle nime me mäleta, aga äkki oli Bleskovits, oli üks Sloveen. Ja siis ka tema ei mänginud nagu suurt rolli selles asjas, aga siis me arutasime seal seda ja siis me lõpetasime ära, läksime välja, seisime kahekesti Jeffrey Sachsaga kõnnide peal ja ootasime seda mikrobussi, mis oli natuke eemal, hakkas tulema. Ja siis mina ütlesin, et tegelikult, et kui kahju, et ikka praegusel ajal ei saa teha nagu kulla alusel seda lasta raha käiku. Ja Jeffrey Sachs ütles seda, miks ei saa. Ja siis see oli see hetk, kus nagu öeldakse selline heureka, eks ole. Ja siis ma ütlesin, aga kuidas? Ja siis oli nii, et järgmised päevad siis Sachs ja Ardo Hansson istusid Viru hotellis, kus oli, ja mina olin ka seal ja siis nemad joonistasid siis võimaliku skeemi kõiki, kuidas seda asja saaks siis nagu teha. Ja see oligi aluseks, selle alusel läks siis töö lahti. Nii et hakkasimegi ette valmistama seda siis kulla alusel. Ja siis oli, aga kulla alusel, ütleme, tõepoolest on jälle teised keerukused, et ja siis tuli kuskilt see idee või oli võib-olla kohe ka see idee, et seome mingi valuutaga ära kõva fikseeritud kursi. No millega, eks ole, mis see kõige loogilisem on, eks ole, Soome markasid oli palju käigus. Aga see Soome mark ei olnud oli tegelikult väga nõrk valuuta. Ja siis nagu, ütleme, dollar ülemaailmne valuuta, aga dollar, jälle Eestisse puutus nii vähe. Ja mis siis on? Euroopa, Saksa mark. Ja siis, et seome ta siis Saksa margaga ja siis mina sõitsin, ma vaatasin siis kronoloogiast jälle, et 8. mai oli see, kui ma sõitsin siis Saksamaale, Frankfurti. Enn Teimann oli ka kaasas. Ja kohtusin siis niisuguse mehega nagu Hans Dietmeier, hilisema Saksa Bundespanga presidendiga, siis ta oli asepresident ja üks euro loojatest. Ja rääkisime oma jutud ära ja siis ta ütles, et nad on väga meelitatud sellest, aga et nad pidage silmas, et me mingit kohustusi ei võta. Et see meile mingit kohustusi ei pane, see on teie otsus, te tehke, aga pärast nad mulle ütlesid ka, et nad tõsiselt ikka mõtlesid, kas nad on nõus või mitte, aga et kuna Eesti on nii väike, siis nad vaatasid, et ükskõik mis riskid on, aga Saksamaa saab hakkama. Aga riske ei tulnud, aga siis ja siis oli see Saksa margaga sidumise otsus. Ja siis oli järgmine strateegiline punkt oli 20. mai, kui Ülemnõukogu võttis vastu 3 rahaseadust. Ja seal on mul jälle, kui rääkida niisugust emotsioonidest, siis oli nii, et mul on meeles, kui kas selle sama päeva hommikul või oli see päev varem, siis me istusime minu kabinetis, me olime selleks ajaks kolinud Rahandusministeeriumi 13. korrusel oli minu kabinet, siis seal, mis on ära lammutatud. Ja siis me istusime siis Urmas Kaju, mina ja üks, tähendab, või Ülemnõukogu rahanduskomisjoni nõunik oli, kui ma väga ei eksi, loodan, et kui ta elus on veel, et ta siis ei solvu, et minu meelest oli tema eesnimi Raimond, aga perekonnimi oli kindlasti Kala. Nii et tõenäoliselt, et ta Raimond, ma ütleksin, et Raimond Kala. Ja siis me istusime 3 käsi ja see Raimond Kala oli kohutav tähenärija. Ja ta on nagu näris kõikide sõnade kallal, eks ole, kõigis nendes 3 ja meie siis sõnaga Kajuga siis võtsime, aga ta oli väga konstruktiivne tegelikult, tema roll oli selles väga suur, et see sai nagu vettpidava tekst ja siis need seadused said valmis, aga see oli nii räige, see oli mingi hommikul kuskil või isegi enne 7, päike paistis aknast sisse, niisugune õudne räige päike oli, maikuu. Aga seadused võeti pauguga vastu, nii et oli 1 vastuhääl, oli 3 seaduse peale kokku. Ja Vene päritoluga saadikud ei hääletanud, aga 1 eestlane hääletas vastu, aga ma ei hakka nime ütlema, ma arvan, need, kes
kes seal pärast nagu kõik ütlesid, et see asi kukub kohe kokku, ma arvan, need ei taha keegi, et nende nimesi praegu ajaloo jaoks meenutatakse. Täpsustan üle ka, et mis ülemnõukogu roll üldse oli, et teil olid erivolitused, pangal valitsus usaldas teid, kui palju üldse ülemnõukogust sõltusite? Kas see seadused oli. Turvaliselt turbomenetlusest läbi käia need 3 seadust? Jah, need 3 seadust, rahaseadus, mis need olid siis põhiliselt, oli see rahaseadus, valuutaseadus, midagi oli veel, siis igatahes 3 rahaseadust oli ja see oli ja siis oli ülemnõukogu määras ametisse minu, ülemnõukogu määras ametisse selle rahareformi komitee, ülemnõukogu määras ametisse rahareformi komitee asendusliikmed, kuna Rudolf Jalakas läks ära ja siis oli ülemnõukogu otsus oli see, et Hardo Hansson ja siis Raimond Hagelberg on võimalikud asendusliikmed. Nii et ülemnõukogu need olid siis, aga muud olid siis kas valitsuse otsused või põhiline otsuste mass oli kõik Eesti Panga nõukogu. Ja siis tegime selle ära ja siis ma sõitsin siis 24. tegelikult mail sõitsin siis Washingtoni. Ja see oli muidugi üks dramaatilisemaid episoode kogu selles rahareformi loos. Sest me tegime selle asja ja meile tundus, et IMF meie plaane ei toeta ja siis me vaikisime. Ja oli üks väga sümpaatne IMF-i esindaja, üks soomlane Jukka Paljärvi, keda me sellest rahaseaduste asjadest üleüldse informeerinud. Ja siis, kui see pauk käis, eks ole, siis rahaseadust olid vastu võetud ja IMF sai sellest teada, siis pehmelt öeldes olid nad väga pahased. Ja siis ma sõitsin Washingtoni ja sellest on mul igast asjad meeles, nagu see oleks eile olnud, aga üks asi, mida ma tagantjärgi mõtlen kogu aeg, et miks ma sõitsin üksi. Et juba tol ajal oli ikka, kui niisuguse kaliibriga mingi tegija sõidab kuskile, sul on see, nagu öeldakse, see note taker olema keegi kaasas, kes paneb nagu kirja ka, et muidu sa jätad kõik, see on tähtis jutuajamine, sa oled niivõrd pinges, sul ei jää meeldegi, mis asjast me üldse rääkisime. Ja ikka pole, mina läksin üksi. Ja tagantjärgi ma olen mõeld, et see oli mingi niuke vaist, et igaks juhuks mitte võtta mingeid riske, et jätta see asi nagu otsusta. Ja siis oli see lugu, millest ma olen varem ka rääkinud, siis oli see 24. õhtu, ma läksin pühapäeva õhtu, läksin kõndima, ma olin seal ühes apartment hotellis, aga odavas hotellis ja läksin kõndima Potomaki kalda peal selle. Seal oli Watergate'i suur kuulus majade kompleks ja seal lähedal väga ilus kaldapealne ja ma seal kõndisin ja mitte ühte inimest ei olnud, mitte ühte. Mõned üksikud autod eemal sõitsid täiesti. Ja siis taevas oli tumedad pilved olid, vaheldusid. Vahepeal oli päike, vahepeal olid pilved. Pilved meenutasid mulle mingid Antonioni filmi, kus ma mäletan, kus oli ka niimoodi loodud selline keskkond, kus oli tumedad pilved. Ja siis need tumedad pilved ja siis valdas mind äkki nagu kabuhirm täiesti. Ja siis ma sain nagu, see hirm seisnes selles, et homme, ma teadsin, et homme hakatakse pressima peale, et lükake rahareform edasi. Ja kui ma sellega nõustun, siis tuleb väikest niisugust virisemist siin Eestis, aga kõik saavad aru, et IMF ja suured ülemused otsustasid ja nii edasi, et mis seal ikka, eks ole, lükkame edasi. Aga kui ma ütlen, et me ei lükka edasi, siis on see ainult üks inimene, kes vastutab, kui see asi läheb tõesti aia taha. Kuigi ma siiralt uskusin, et see ei lähe, aga mingil hetkel tuli ikka selline tunne peale. Ja siis see oli ka, siis see kohtumised olid, kus inimestel käed värisesid ja siis viidi mind ühe osakonna juhataja, üks kõige tähtsam osakond oli seal, minu meelest oli selle asja nimi Policy Review, kes oli nagu pidi kõiki neid dokumente üle vaatama ja otsustama. Ja seda nimetati, et need inimesed, kellega me seal kokku puutus, nimetasid kohalikus KGB osakonnaks. Seda juhtis üks ameeriklane, punase näoga ameeriklane, minu meelest ta nimi oli John Borman, kuigi see langeb väga ühe näitleja nimega kokku, või Borman, igatahes see ameeriklane vaatas mulle otsa ja ütles, et teate,
et kui see teie variant õnnestub, siis see on kindlasti kõige parem rahareform, mis üldse toimu saab. Kõik ülejäänud vajusid vait kabinetis ja siis ja siis läks niisuguseks ja siis oli see lõppakord oli siis see, kui ma kirjutasin seal alla siis Eesti liitus IMF-iga ja siis kirjutasin Välisministeeriumis suurde paksu raamatusse oma allkirja aga siis viimane kohtumine oli siis IMF-i tegevdirektor, managing director Michel Gandessu, kes oli erakordselt meeldiv inimene ja lõunapranslane ja siis temaga oli siis niisugune pidulik söömaaeg, lõunasöök teisel päeval. Ja siis ta ütles, et teate, et ikkagi mõelge ikka selle peale, et lükake ikka oma rahareform edasi. Ja mina korrutasin, et we will not postpone, we will not postpone. Ja siis ta ütles, et teate, et teie olete, ta ütles millegi pärast, et you are the country, kuigi võib-olla oleks pidanud ütlema you are the state, aga igal juhul ta ütles, et teie olete see maa, teie olete see riik, teie otsustate. Meie tuleme teile appi, meie aitame teid, aga you will be in turbulent waters. See oli lause mul eluks ajaks meeles, et mis see eesti keeles tähendab, te olete tormisel merel. Tormisel merel, jah, kuidagi. No vaat, aga siis oligi nii, et siis IMF-i suur meeskond saadeti siia ja nad aitasid neid tehnoloogilisi küsimusi nagu uskumatult palju, ikka nii profid ja tegid neid igasuguseid eeskirju ja korralduslikke asju ja nii edasi ja aga kas nad ähvardasid ja hoiatasid ka millegagi, et mis need tormised veed siis olid, mida silmas pidas? No tähendab, sellest oli pärast veel ikka palju juttu. No tähendab, tegelikult toimus septembris üks suur kohtumine Washingtonis ja siis pidulik söömaaeg oli ja kus kõik kiitsid, kui rahareform ja Eesti ja puha ja siis mina ütlesin, et what a wonderful reform, mina ütlesin, et teate, et minu meelest maikuus ütlesid, et rääkisid hoopis teist juttu. Ja siis oli üks tegevdirektor asetäitja, üks ameeriklane Richard Erb. Ja siis see Richard Erb ütles, et ei oleks pidanud seda ütlema. aga siis nad olid minuga kõik väga rahul. Ja siis nad seletasid ka, et et vaatake, et miks meie olime nagu niisugusel kriitilisel seisukohal. Et me ei saa soovitada riigile varianti, kus on sees nii suured riskid. Ja risk oli väga lihtne. Et keegi ei teadnud, mis juhtuma hakkab. Et paar päeva enne rahareformi siin seda meeskonna juht oli üks austerlane Adalbert Knöbel ja see küsis, et aga mis teie prognoos on minu käest, et mis sügisel saab? Mul ei ole vähimatki aimu. Knöbel ütles, see on vastus. Rahareform tehakse ja keegi ei tea, mis edasi juhtub. See oligi see, eks ole. Me tõesti ei teadnud, sest maksebilanss, mis on täna nagu ülimalt tähtis dokument kõikides riikides, seda meil ei olnud. Meil olid mingid nõukogudeaegsed maatriksid, mis tõestasid vältimatult, et Eesti hakkama ei saa. Et Eesti ilma Nõukogude Liiduta või ilma Venemaata mitte mingil juhul hakkama ei saa. Ja siis me ei uskusime, et saab, aga tõestust ei olnud. Aga ma mõtlesin, et see maatriks see peab olema jama, see ei ole tõsi. Ja siis nii, et see oligi see risk ja kui rääkida nii puht tehniliselt või tehnoloogiliselt, mis see kõige suurem risk oli, et me teeme vale kursi. Et me tegime selle kursi, eks ole, 8 Saksa marka, 1 Eesti kroon, 8 Eesti krooni, 1 Saksa mark, eks ole, 1/8. Kui ma oleks selle vale numbri pannud, pärast oli juttu, et tegite ikka vale eest ja nii ja naa ja alati on neid inimesi, kellel on tohutult palju häid mõtteid enne ja pärast. Aga siis see oli väga puhas arvutus, sest et sel hetkel oli niimoodi Eesti ametlikul valuutaturul oli Saksa marga hind 78 rubla. Ja 80, eks siis ja siis kuna me tegime siis 1/10, eks ole, rublade vastu ja siis oligi nii, et see oli siis automaatselt 1/8 ja kui ma tagantjärgi mõtlen, siis see oli see risk, sest kui oleks teinud valesti, siis oleks meie kullareserv kõik välja ujunud ja see oli see risk ja see
noh, et kuna jah, midagi ette ei teadnud, siis oli see nagu, ütleme, üsna riskantne operatsioon, aga nüüd, kui ma nüüd, no, ma ei tea, kus vahepeal sa küsid ka või, aga ma võin lihtsalt edasi öelda, et kui see reform nüüd päriselt, see päevad tulid kätte, siis noh, mul on mitu niisugust emotsiooni, aga kõige väga tugev emotsioon on see, kui me mis öö, päike paistis, kella 4 aeg, hakati raha välja vedama. Siis hakati Eesti Panga, siis oli neid siin eest, selle rahadega oli ka veel palju igasuguseid lugusid, aga lõpuks oli ta siin Eesti Panga keldris, hakati siis vedama ja siin hoovi peal oli siis niisugused veoautod ja siis niisugused higised maikades tursked mehed loopsid rahakotte autode peal. Et see oli nagu sürrealistlik pilt, eks ole, et nagu filmis mingi pangarööv, et kottidega loobiti ja siis hakati raha laiali vedama. Ja siis me sõitsime ringi ja siis oli juba kuskil 6 aeg inimesed, 8 tehti rahavahetus lahti, aga kella 6 aeg oli juba järjekorrad ja mina pidasin seal kinni ja küsisin, mis ärge muretsege, et meil on raha piisavalt, et keegi jäi ilma. Ütles, ei, et aga me tahame olla esimesed. Ja siis oli, aga tegelikult see, mis mul kõige tugevam emotsioon nagu oli see, et pühapäeval, see oli siis, eks ole, laupäeva hommikul, lasti see asi käiku ja pühapäeval helistas mulle Lars Grundberg, Rootsi suursaadik Eestis, kes oli väga suur Eesti sõber ja nii edasi. Helistas ja ütles, et teate, mis on lugu, et ma läksin Pärnus bensiinijaama, valuuta, kõik olid valuuta bensiinijaamad, teisi harilikke õieti polnudki. Et ma läksin bensiinijaama, tahtsin Rootsi kroonidega maksta ja mulle öeldi, et mingisugust Rootsi kroonidega maksmist me enam ei aktsepteeri, et on ainult Eesti kroon. Ja siis tal oli väga hea meel muide selle üle, ütles, et näed, et asi toimib ja võt siis tekkis mul niisugune tunne, et asi on tehtud. Kui sa nüüd praegu peaksid minema 20-aastaste majandustudengite ette ja ütlema neile või selgitama neile, et mis siis juhtus rahareformiga majanduslikus mõttes, et milline see mõju tegelikult Eesti majandusel oli tol hetkel? No see kehtestas ju, raha on tegelikult, eks ole, vahetusväev, ta on ju ringlusvahend, eks ole, ja ta on nagu ülimalt oluline asi, et ja ta tähendab, kroon lõi stabiilse, absoluutselt jäiga keskkonna. Ja kõik pidid oma ärimudeli korraldama selle järgi. See kroon oli niisugune nagu teivas, nagu ma ise kirjeldasin, et teivas tuisus, eks ole, mis seisis püsti ja kust sai kinni võtta. Et ta nagu jäigastas, ta tegi muidugi neid, kes said nagu olid pahased, eks ole, sest pangad olid pahased, kes spekuleerisid selle valuutakursiga. Kurs läks äkki täiesti paika ja spekulatsioonid muutusid võimatuks. Aga nii, et ütleme, ettevõtetele tähendas see seda, et sul kõik need ekspordi, impordi arvutused, kõik oli väga selge, üks raamatupidamine. Ja muidugi, mida me iga päev jälgisime, oli siis välisinvesteeringute sissevool. Ja see oli kohe hakkas nagu tulema. Nii et kui sul on stabiilne rahasüsteem, kui sa ise investeerid Rootsi näiteks, sul võivad olema eraldi lepingud selleks, et sa arvestad, et Rootsi krooni kurss euro suhtes näiteks 10% muutub teatud aastate jooksul. Sa pead tegema nagu, ja kui sul on nagu, kui see on nagu selle euro käiku laskmise mõte, sest see oli valuutakursside kaos, mis pani tegelikult selle euro, see ei olnud poliitiline otsus selles mõttes, vaid see oli ikkagi hädavajadus, sest sellest ma üliõpist olen palju rääkinud. Kurssidega manipuleerimine ja oma majandusele eeliste loomine, me ei oleks suutnud iialgi kellegagi võidelda, nii et see lõi Eesti majandusele usaldusväärsuse ja niisuguse kindla usaldusväärsuse, et see oli selle asja põhiline mõte ja ütleme, läks nagu kõik selles mõttes väga kergeks, et ei olnud vaja nagu liiga palju mõelda, vaja oli valuutat, ostsid Eesti Pangast, said valuutat, ostsid mitte Eesti Pangast, vaid ükskõik millisest kommertspangast, said valuutat,
Eesti Pangast said Saksa markasid, teised vahetasid, see oli lihtsalt juba äri, eks ole, kuidas saada Soome markasid ja siis dollareid ja nii edasi, aga see lõi nagu keskkonna, mida täna on seda 20-aastastele võib-olla lihtsam seletada, sest on euro. Paar päeva tagasi ma käisin Varssavis ja üldse ei mõeld selle peale, aga 2 korda sõitsin taksoga ja siis maksin millega? Muidugi euroga. Tähendab, mulle tuli isegi meelde, et neil on slotid, et neil ei olegi eurot. Ja muidugi see võeti vastu. Ütleme, see oli see asi, mis mulle ja kogu meie meeskonnale äärmiselt vastumeelne oli, mida me kartsime väga, et paralleelne raharinglus jääb. Et Eesti rahvas ei usalda Eesti krooni ja Soome mark jääb endiselt käiku. Osutus täiesti maleks. Üldse silmapilkselt lõppes ja jäi ainult Eesti kroon. Nii et siis oli nagu neid lugusid on ikka, see oli kui Rootsi valitsus otsustas selle kulla meile tagastada, siis ma olin sel ajal Baselis ja kirjutasin alla siis selle Eesti õiguste taastamisele ja kullareservi taastamisele. Ja siis mul oli, raske aeg oli, minu ema oli just surnud ja siis ma olin väga nukker seal hotellis ja see helistas mulle see Rootsi valitsuse üks esindaja, ütleme nii, kes tegeles nende asjadega. Ja siis ta ütles, et me tagastame teie kulla, aga et te peate arvestama, et ei tohi kuskil öelda, et Rootsi toetab teie rahareformi ja see on sellega seotud. Me ei toeta teie rahareformi. Umbes 2 nädalat pärast rahareformi tuli see sama mees Tallinnasse ja ütles, what a wonderful reform. Nii et siuksed... Kas võib ka öelda, et õnnestunud rahareform oli esimene suur märk sellel rajal, mida Eesti riik on tulevikus käinud, kus on tehtud selliseid asju, mis on olnud hoolimata meie väiksusest tähelepanuväärsed ja tekitanud Eestile sellist head rahvusvahelist kuvandit, nagu tiigrihüppe või sellised asjad, aga see oli see kõige esimene. See on, ütleme, sinu hinnang väljapoolt, aga muidugi, see on, ütleme, kui vaadata sellele, mille eest on Eesti kiita saanud ja mis on minu arvates on need õiged asjad, eks ole, mis on siin tehtud. Poliitiline, eks ole, mudelivalik, põhiseadus, erastamismudel, kas te olete tähele pannud, et Eestit oleks tagantjärgi nii palju sõimatud nagu Ungarit või Venemaad või keda tahes, eks ole. See oli edukas, aga ja rahareform oli väga edukas, nii et see kõik moodustus nagu ühe terviku ja sellel vundamendil algas liitumine Euroopa Liiduga. Et kui meil poleks nagu olnud niisugust usaldusväärsust, siis oleks see hoopis teistmoodi välja näinud. Ukrainlased andsid umbes samal ajal, tegid otsuse liituda Euroopa Liiduga. Meie oleme ammu juba sees, nemad kaugeltki mitte. Ja selles mõttes see oli ja tegelikult, mis täna laguneb kergelt, on ikkagi see, et see pani nagu paika teatud niisugused rahanduslikud põhimõtted ehk tasakaalus eelarve. See oli paratamatu, sest see Eesti rahasüsteem ei saanud lubada inflatsiooni. Ja inflatsioon teatavasti tuleb riigi ülemäärastest kulutustest. Ja see oli nagu niisugune raudne reeglistik, mille see rahareform paika pani ja mis kehtis kuni viimase ajani. Väga selgelt. Nüüd räägivad, et idioodid, eks ole, raha tasakaal ja nii edasi. Aga see on, ma arvan, see on kõik kokkuvõttes üks tervik, mis siis lõppes tegelikult, seda eurole üleminek võib öelda selles konkreetses asjas, aga tegelikult ma ütleksin, et see kõik on üks tervik, mis viis meid Euroopa Liitu ja NATOsse, mis tänasel hetkel on selgem kui kunagi varem. Et selle tõttu me saime nagu kiita, me saime kogu aeg kiita selle nii-öelda rahandusliku usaldusväärsuse eest ja siis tuli tõepoolest see IT nagu
või Tiigrihüpe või seda vedas ju Toomas Hendrik Ilves väga palju, eks ole, ja see meest sai siis nagu kuulsat. Kui me läksime jälle avalik sektor, ma ei tea, kas tänaseni, aga tänaseni vist ei ole enam, aga oli ikkagi nagu selle e-riikina esimene Euroopas. Erasektoris ei ole nii, aga... Ma olen ka korra veel 92 aastase tagasi, kui oli see rahareform ära toimunud, et sa rääkisid sellest majanduspoolest, aga sa rõhutasid ka väga seda, et inimesed tahtsid saada oma raha, kõva raha, võimalikult ruttu. Kuidas avalikkus selle vastu võttis? No väga hästi ikka. Ei noh, eks see oli ikka, võttis väga hästi vastu, aga see ei tähenda, et ei olnud virisejad, kes kõik leidsid, mis sellest kõik on valesti. Aga ma julgeksin väita, et niimoodi valdavalt see oli ikka väga, rahvas oli väga rahulik ikka sellega, et kõik oli omad rahad peos. Kas see on liialdus öelda, et kui 91. aasta augustis iseseisvust taastati poliitiliselt, siis 92. aasta rahareformiga juunis see muutus sõna otseses mõttes käega katsutavast ja nähtavaks ja see NSV Liidust eraldumine, kui Lenini pildiga rublad kadusid, tuli asemele Koidula pildiga kroon, et see oli see nagu viimane märk, et nüüd me oleme kohale jõudnud. See oli kindlasti see, jah. See on tõsi muidugi. See tähendas ikkagi, polnud meil rohkem enam nagu, Venemaaga käis kaubandus veel tükk aega ja nii edasi, aga põhimõtteliselt meil oli oma valuuta, mis oli seotud Saksa margaga, mis tähendab, et kõik tehingud tehti ka, eks ole, juba kindlal valuuta alusel ka Venemaaga, nii et see pani nagu kõik majandussuhted teisele alusele, eks ole, ja see oli see väga tähtis. Tol ajal mulle veel niimoodi ajaloo meenutus on see, et lauba hommiku me sõitsime Tiit Vähiga lennukiga Jak 40, lendasime Moskvasse. Kuna oli ka Vähil oli ettekujutuse minul ka, et me ei peaks seda asja tegema nagu konfliktselt Venemaaga. Kuna Venemaa sel ajal oli vähe teistmoodi, kui ta täna on, siis peaminister oli Egor Gaidar ja seal olid ministrid, keda mõnesid ma tundsin juba sellest varasemast Moskva, sellest ülemnõukogu ajast ja siis olid nad, et see asi toimuks. Siis me läksime sinna ja siis Gaidariga siis kirjutasime mingi protokolli alla ja niimoodi, see ei olnudki mingi leping, aga põhimõtteliselt ka Gaidar oli huvitatud sellest, et esimene riik, kes lahkub rublatsoonist, ei teeks seda nagu konfliktsel moel. Ja nii oligi. Siis nii, et niimoodi see Venemaaga siis oli ja see oli siis teistmoodi Venemaa. Aga jah, see on... Aga küsin korraga ida poole finantssuhete kohta, et 91, kui sa Eesti Panga üle võtsid, siis samal ajal toimus NSV Liidu keskpanga lagunemine, üleminek NSV Liidu, Venemaa keskpangaks. Kuidas suhted Venemaa keskpangaga olid? No mõlemaga tegelikult head olid. Siis tegelikult alguses oli 2 tükki eraldi. Oli siis Liidu keskpank ja Venemaa keskpank. Ja ma ei mäleta selle Vene keskpanga presidendi Liidu keskpanga või Liidupanga, Nõukogude Liidu riigipanga president või juhatuse esimees oli Viktor Gerašenko. Ja seda Vene panga presidenti ma ei mäleta. Ma suhtlesin nende mõlemaga ja mul isiklik kontakt oli parem selle Viktor Gerašenkoga. Ja siis, kui nendel ka, ütleme, Nõukogude Liidu riigipank lakkas olemast, siis Viktor Gerašenko sai selleks uueks Vene Föderatsiooni keskpanga juhiks ja ta oli seal päris tükk aega. Ja nendega oli niisugune töine suhe. Ise meilt need rublasid ei tahtnud, sellest tuli nagu parajalt segadust ja pahandust, aga siis kuna see nii tohutult rubla kurss langes aga me nagu suhtlesime, me käisime, ma mäletan, et seal ka Moskvas ja et hoidsime nagu, üritasime neid suhteid nagu ikka normaalsetena hoida. Nii et aga seda, kes oli selle Vene keskpanga esimene president või juhatuse esimees, seda ma ei mäleta. Eesti raha täna ei oleks võimalik niisugust raha tellida, sest see Eesti kroon, see 100 kroonine Koidula, eks ole,
seda peeti niimoodi maailma üheks ilusumaks rahaks, sest see oli IMF-is on niisugune koridor, suur paneel maailma kõikidest rahamärkidest, üks kupüür on seal väljas. Ja siis see Koidul on ka seal väljas ja kõik kiitsid, et see on ikka väga ilus raha ja puha ja noh, siis ma aga täna niisugust ei telliks. Lihtsal põhjusel, et see tellimus oli kõige kallim, maailma kõige parem. Ja, oligi kõik. Et täna peaks nagu hanked ja lõpuks tuleks kõige odavam ja siis oleks, see oleks mingi hoopis kahvatum. Nii et see oli nagu vihane, väga vihane, need 5 kuni 500 olid ikka, et kupüürid olid, need olid väga igatepidi väga püsivad ja väga turvalised ka muuseas tolles ajastus. Hiljem on seda täiustatud tohutult, aga ikkagi. Küsin seda ka, et kas teie pere tegi mingi sellise esimeste kroonidest sümboolse ostu või on see meeles, et mismoodi see toimus? No meie igatahes vahetasime, käisime vahetuspunktis raha vahetamas ja siis tähendab, ma ei tea, kus me lapsed siis sel hetkel olid, aga minu meelest me ostsime pudeli šampust. Nii palju, kui mul meeles on. Siis hakati palka maksma juba kroonides ja Eesti Panga president sai 1500 krooni palka, mis oli tol ajal suur palk, 100 eurot. Kuidas põhjendasid oma seisukohta need inimesed, kes väitsid, et Eesti kroon kukub kiiresti läbi ja sügiseks on meil jälle Nõukogude rubla käibel või vähemalt ei ole sellest suvel juba pidi Nõukogude rubla käibel olema. Ma ei hakka neid nimest nimetama, aga üks sõber ütles, et sinu rubla juba vahetatakse turul või sinu krooni vahetatakse juba turul rublade vastu. Ma ütlesin, et ma küsisin, et mis sa jarutud nagu? On see sul hea meel selle üle või? Ja siis, ja siis oli neid, kes ütlesid, et sügiseks on kõik läbi. Ja oli neid ja siis hakkasid muidugi tohutud, siis leidus tohutu partei, kes leidis, et ma ei pea konkreetselt parteid, vaid niisugune tohutu grupp inimesi, kes leidis, et pensionäridel oleks pidanud ikka teise kursiga vahetama. Mina vastasin selle peale, et teate, rahaga ei praeta muna. Raha on ringlusvahend, vahetusväärtus ja see on tema funktsioon. Sotsiaalsed probleemid ei ole raha ringlusega lahendatavad. Sama väidet ma muuseas olen korduvalt korranud ka Eesti või selles Euroopa komisjonis, kui oli juttu ka eurost, et ikkagi europoliitika ei toeta sotsiaalsete probleemide lahendamist. Täpselt samad argumendid. Kui Eesti hakkas eurole üle minema, siis üks selline levinud argument oli see, et see tuleb väga piinarikas üleminek emotsionaalselt avalikkuse jaoks, kuna inimesed on nii kiindunud oma rahvuslikku valuutasse, aga see üleminek selles mõttes läks küll täiesti valutult, et inimesed harjusid uue rahaga päris hästi, et kas see siis näitab eestlaste pragmaatilist loomust või lihtsalt oligi niimoodi, et kroon oli oma aja ära elanud ja oma ülesand ära täitnud? Raske öelda. Emotsionaalselt muidugi kindlasti oli nagu kahju, et enam ei ole sul oma raha. Aga teistpidi jälle, kui sa mõtled selle peale, et 2 korda aastas hakati levitama kuuldusi, et kroon devalueeritakse. Ja siis inimesed võtsid oma raha ja panid valuutakontodele, maksid selle eest. Ja siis, kui selgus, ei devalueeritest, panid jälle tagasi kroonikontodele ja maksid selle eest. Ja siis tahtmatult küsid, et kust need kuuldused kogu aeg tulid, eks ole. Ja ütleme, euro enda ajalugu on ju ka see, nagu ma enne ütlesin, et see lasti käiku sellepärast, et lõpetada see kaos valuutakurssidega. Ja meil oli nagu Eesti valuuta ikka üksi, meil oli väike riik, väga väike riik ja ütleme, mingi suures süsteemis sellises, kus see taustsüsteem on suur ja kindel, olid selged majanduslikud eelised ja nagu need ettevõtjad ja kõik said ju aru, et sul on eurotsooni riikidega kaubavahetuseks, Soome on ka eurotsoonis, Rootsi ei ole, aga Rootsi pidi ka astuma, eks ole, siis sul on üks raamatupidamine. Sul on see euro siin ja seal ja ühesugune.
ja täpselt sa sõidad, eks ole, inimesena, turistina sõidad kuskile, sul ei ole mingit muret, et sind petetakse valuutavahetuse punktis, eks ole, mida tavaliselt alati tehti, eks ole, ja sul ei ole mingit muret, sul on täpselt seesama kupüür, mis taskus on, sellega maksad. Nii et kuidagi see pragmaatiline, võiks õieti ütlesid, et võib-olla see pragmaatiline niisugune meelelaad, kõik said aru, et see, mis Kroon pidi tegema, ta tegi ära, uued ajad, uud maad, merepildid. Kui täna oleks samasuguses seisus, nagu teie Eesti Panga juhid olid 1992. aastal, kas teeksite samamoodi rahareformi? Kahtlane. Ma arvan, me kuulaksime täna palju rohkem IMF-i ja me oleksime palju haritumad. Nimelikkusega ei ole, eks ole, aga tegelikult me oleksime tehnoloogiliselt, rahandustehnoloogiliselt, see keskpanga poliitika on väga keeruline asi. Ja me oleksime palju haritumad ja me näeksime palju rohkem neid riske, mida me siis, nagu ma enne ütlesin, see maksebilanss ei olnud teada, see kursi õige määramine ja kõiki neid asju me näeksime palju rohkem, et on üks niisugune ajalooline ülikooli ajastu mul meeles üks niisugune ütlemine, et revolutsionäärid ei mõtle liiga palju, revolutsionäärid tegutsevad. Ja siis ma arvan ka, et kui me oleksime nii targad, nagu me oleksime praegu, ma arvan, me oleksime kõhklema hakanud. Nii et jah. Aitäh, Siim Kallas, ja soovin siis mõnusat, toredat Eesti Krooni 30. sünnipäeva. See on, ma arvan, meeldiv üritus. Väga südant soojendav.